vist alustada siis siukse uue saatega meie kanalil Slinger Bushcraft kokkamas. Võtame siis ette igasuguseid erinevaid MRE-sid, kuidas üldse metsas mingisuguseid toite valmistada. Me oleme proovinud ikka teile tuua järjest ja järjest rohkem seinast seina videosid ja nüüd ma mõtlesin, et okei, miks mitte. Teen midagi sellist ka. Alustame selle esimese asjaga, mis me teile siin näitame. On NRG5 hädaabi siis toidupakk. Kus ma selle sain? Lihtne. Nagu paljud arvatavasti juba meie sotsiaalmeedias näinud on, siis me teeme koostööd Läti firmaga pagaut.eu ja samuti võtsime nendelt selle 72 tunni siis premium hädaabi koti ehk siis kriisikoti, mis reaalselt võiks igal inimesel olemas olla. Sellest me räägime ka teistes videodes, aga praegu räägime just sellest siin. Seesama NRG5 oli seal kotis sees. Nüüd teeme selle katse ära. Kuidas ta maitseb, milline on tekstuur, kellele ta sobib ja nii edasi ja nii edasi. NRG5 on siis toodetud Saksamaal, siukse firma poolt nagu Trecken Eat ja laktoosivaba, GMO-vaba, veganitele mõeldud. See kõige paremad asjad, need kaks asja, mis mulle selle juures meeldivad, on see, et tema siis säilivusaeg on 20 aastat, mis on nagu tõsiselt palju. Ja teiseks on see, et sa võid anda seda ka imikutele alates 6. elukuust. Ehk kriisiolukorras, kus sõda või mis iganes asi meil toimub, need loodusõnnetused ja kõik sellised asjad, ei pea muretsema selle pärast, et lapsed jääksid sul nälga ja saaks midagi süüa ja sa ise samuti. Ühes selles karbis sees on 9 tükki neid, 9 tükis on põhimõtteliselt terve kausitäie toitu. Kogu see info, mis siin taga on, energiat 100 grammi kohta 460 kilokalorit, rasvu 17,3 grammi, siis karbohaidraid on 53,1, piibreid siis 7,1, proteiini 14,5, soola 0,48, pluss siis erinevad vitamiini nagu A, D3, E, C ja B12. Ülejäänud info, mis siin veel edasi läheb, siin on veel mineraalide kohta, seda saate ise lugeda, kui teile see huvi pakub. Aga praegu hetkel katsetame selle ära. Mitu varianti, kuidas teda süüa. Üks on siis sama, et paki lahti. On pakendatud eraldi sellisesse mailarkotti. Mailarkotti, mis mul praegu on juba lahti tehtud tegelikult kahjuks. Ja siin sees on siis 9 sellist nagu pea sentimeetri paksused saepuruplaadid. Nagu pudeneb ka juba päris palju siin, aga nagu näha, siin sees on ka siuke lõhe, ehk siis seda annab pooleks veel teha. Esimese katse teeme siis kohe selle ilma veeta. Ma tean, et mõningad teevad seda piimaga. Reperina teeks seda ise piimapulbriga. Aga praegu me teeme niisama katset. Nii. Selle kõik see kaussi ära. Nii. Esimesena siukse väikse tüki. Maitselt meenutab kuiva kamapulbrit siis. Ta ei ole halb ja ta ei ole just mingi restorani kvaliteet, aga siukses olukorras kõlbab väga hästi. Teeme väikse puru ka, siis teeme selle kamasid valmis. Suhkrut ja marju ei ole. Praegu veel ei ole ka kuskil siin. Teeme selle veekatse ka veel ära. Korralikult.
kõige parem on teda ikkagi teha jah nagu täiesti nii puruks kui võimalik, et selle veega nagu ära lahustaks, et nagu lihtsalt need tükid seal jäävad sisse. Mitte, et see midagi nüüd halba oleks, need tükid seal sees on nagu lihtsalt. Nii. Veega sisse. Segame ta läbi. See on koht, kus me kerime seda segamisprotsessi edasi. Nii, nüüd on meil see beebitoit kamaga valmis. Proovida. Niisugune täpselt oma selle tekstuuri ja kõige poolest näeb välja nagu kama koos keefiriga. Ta maitseb ka nagu kama koos keefiriga. Lihtsalt meil ei ole siin sees suhkrut ja marju. Igatahes, mis ma selle kohta öelda võiks? Eestlasele kindlasti see meeldib, kuna ta maitseb nagu kama. Ja kas ma soovitan seda? Kohe kindla peale. Arvestades jah, et tema säilivusaeg 20 aastat. Imikutel on teda võimalik siis anda ilma probleemideta. Ja ei ole nagu probleemi. Kindlasti uurige NRG5 siis hädaabitoitu või minge pagaut.eu lehele. Seal on neil olemas need, on 3 erinevat varianti, erinevas suuruses, need on kõige suuremad pakid ja samuti 72 tunni premium kotis on ka need 2 pakki kaasas. Näeme järgmises saates.